jätkame praegu oma vestlust, ma ei tea. Ja, kui tuleb midagi, siis tundus jagame. huvitav, jah. No nii. Ma ei tea, võib-olla me oleme sellest rääkinud, aga jah, minul on nagu... No seks on alati minu arust huvitav kõigi jaoks nagu raha ja... Võib-olla see ongi nii, aga mulle nagu tundub nii, et seks on naiste jaoks meestele millegi andmine, kogu aeg on nagu millegi andmine. Et nagu ei ole siukest, et mõlemad veedavad meeldivalt koos aega, vaid on see, et naine annab ja mees võtab ainult umbes niimoodi. Nii on ju. Nii ongi või? Naised arvavad, et kui nad elavad mehega, no alustame sellest. Kuidas lähevad mehed suhtesse ja kuidas lähevad naised suhtesse? Need on 2 täiesti erinevat asja. No naised selle pealt lähevadki ju. No naised tahavad saada mehele ja tahavad saada lapsi. Tahavad turvatunnet ja kaitset. Ei taha. Nii. Seks, no see on niisugune teise järgauline. Kus need lapsed peaksid tulema siis? No läbi seksi. No, ja ise ei taha seda. No ei, mitte et ei taha, ma ei räägi, et ta ei taha seda, aga naine ei taha, tema jaoks ei ole nii tähtis see seks, kuivõrd lähedus. Ma olen ikka kuulnud erinevaid versioone, kelle jaoks on väga tähtis. Ja, neid on ka kindlasti. Kuidas läheb mees suhtesse? Ma võtan endale naise, see tähendab seda, et ma saan iga päev. Nad ei saa aru sellest, et kui nad päriselt lähevad suhtesse, siis nad saavad vähem seksi kui siis, kui nad on vallalised. No see on ju loogiline, et kui sul on liha külmkapis, siis on sul toitu kogu aeg. On ju? Et hea võrdlus, naised, ta võrdles meid lihaga. aga kui sul seda liha külmkapis ei ole, siis sa pead nii palju selle jaoks vaeva nägema. Ja selle jaoks, mida sa teed, sa ostad varakult liha külmkappi valmis, et sul oleks toit olemas. On ju? Ja kindlasti käib see sama loogikaga, et ma ei pea minema sinna jahile jälle, et liha saada, vaid... Aga kui sa naisega tuttavaks saad, sa ju ei räägi talle ju nii. Et saad aru, vaata, ma tahan sinuga suhet sellepärast, et siis mul on seksi iga päev võtta nagu külmkapist liha, eks ju. Sellepärast, et siis oleks sul suhtega nagu 1-0 sellest päevast. No, võib-olla on mõni naine, kes on nõus seda siis... Aga ma arvan, et mingis mõttes kõik naised mõtlevad, et mehed niimoodi mõtlevad. Ei ole või? No, aga ei mõtle siis või? No, ei, no mõtlevadki. No, siis iseenesest tegelikult võiks välja öelda. Ja sealt tuleb ka siis see osade naiste uskumus või siis enamus naiste uskumus, et kui sa abiellud, siis sa oled kohustatud oma keha oma mehele kogu aeg andma ja siis nad on hädas. No võt, see tulekski ära muuta, et keegi ei anna midagi, vaid ma võtan. Naine võiks võtta ka seda, et ma võtan meest, mitte ma annan ennast mehele. Sa unustad ära seda, et naised on hoopis teine süsteem kui mees. No jumal tänatud. Hoopis teine organism. Muidu oleksid mehed omavahel, kui see ei oleks teine süsteem. Naisel on vaja, naine ei ole valmis kohe nii, kui mees uksest sisse astub, et voilà! No ei ole, noh. Naisel on vaja hakata juba hommikul ette valmistama, et või õhtul saad aru? Kirjutad külmkapi peale, panen kirja. Täna õhtul. Aga ma ei tea, kuidas. Mehed võiksid hakata lilli tooma vaikselt või tegema selliseid nagu kergeid võib-olla vihjeid on ju, või noh, mis iganes. Naised on ka erinevad kindlasti, aga naine ei ole kohe valmis saama. Ja siis, kui see naine on aastaid suhtes, kus ta lihtsalt ainult nagu mehele annab, ise mitte midagi vastu saamata, siis see naine on väga rahulolematu. Väga rahulolematu. No, see on jah muidugi üks äärmus, aga see naine võiks nagu väljendada. See on klassika. Need naised ei julge väljendada. Ja väga paljud mehed ei viitsi tegeleda oma naisega. Sest neil on uskumus. Sest uskumus on minu arust selline, et kui naine teeb voodis, siis on naine saanud orgasmi. Ja tead, kus see tuleb pornost. Ja porno ja elu on 2 täiesti erinevat asja. No aga kust see mees seda teadma peaks siis üldse? Koolis ei õpetata kuulama oma naist ja küsima ja olema nagu hooliv, osavõtlik, rääkima.
aga kui naine ütleb, et ta ei taha, siis kui naine ütleb, et ta ei taha juba pikemat aega, siis järelikult ei ole see piisavalt teda rahuldanud. Ja naine ei oska ennast väljendada, mis ta tahab. Järelikult on seal see. Okay. Naised, üldiselt mehed enne, kui nad hakkavad suhet looma, võiksid ennast vägagi harida seksuaalselt ja sellest, milline naine on ja mida ta vajab. No, ja ära ütle, et see ei ole võimalik, sellepärast, et ma tean, et see on, et meestel oleks minu arust väga teretulnud see, et vähemalt 35. eluaastani jooksevad oma sarvi maha, õpivad naisi tundma, naise keha tundma ja mitte läbi porno. See on nagu kurjast, päriselt, see porno on täitsa kurjast minu arust. See teeb su keha keemiaga ka veel midagi, sest need mehed arvavad, et seks ongi selline, et ma on ju, äge, on ju, no see ei ole nii ju, kiire seks, eks ju, naine vajab aega, tal ei tule see nii kiiresti ja siis need mehed arvavadki, et elu on lihtne, on ju, teeme ära, nad ei arva, et naisel on teistmoodi see loodus üldse seal sees, on ju. No ma arvan, et paljud naised ei tea ise ka seda, et need see teistmoodi on. On küll niimoodi, et päriselt võiks. No aga kui naine ei tea, kus mees peab teadma seda? Kui mees piisavalt ennast harib mingi ajani ja tõesti, minu arust meestel on täitsa teretulnud see, et vahetage partnereid või võtke endale natuke vanem naispartner ja lihtsalt õppige tundma, mis on naise keha, kuidas seal toimetada. Ja see aitab väga palju. No ma tean, mul on see kogemus. Ja siis võtke endale naine ja näidake naisele, sest naine vajab voodist turvatunnet. Tal on väga oluline see, et ta saab seda meest üldse usaldada, sest orgasm on mis asi? Lõdvestumine. Kui inimene on kogu aeg stressis, pingeseisundis ja eriti kui tal on veel meestega mingisugused halvad kogemused, siis ta ei suuda lõdvestuda. Isegi kui ta seda meest armastab, eks loogiline, ta ei suuda lõdvestuda üldse, aga seks on lõdvestumine. Usaldus, tohutu usaldus on see. Plus naistel on väga palju häbi seal. Meie seksuaal ühiskonnas üldse see, kuidas seksist räägitakse, kuidas naistest räägitakse, mis on meestele lubatud, mis naistele on lubatud, naistele väga paljusid asju ei ole lubatud, on ju nii. Siis seal on väga palju häbi. Häbi halvab kõik ära. Kui sul on häbi, siis sa isegi häbened oma keha, kuigi su keha võib-olla on imeilus. Aga sa häbened oma keha. No kuule, millest me siis räägime? Siin ei tule mingit orgasmi. See on nagu mingi sama nagu anoreksia või? No, häire, loomulikult. Anoreksia on natuke teine. Aga nagu see rahulolematus. Su enda keha kuvand on vale. Sa näed ennast nagu inetumana, kui sa oled. Ja võib-olla oled sa saanud ka tüdrukuna näiteks puberteedias mingisuguseid kommentaare poiste käest, kes nagu varem on juba välja arenenud tüdrukud, on ju. Ja siis tulevad sellised keha kohta kommentaarid, siis see tekitab häbi nendes. Ja see kandub ju tervesse sinu ellu edasi, eks ju. Suhetes meestega. Sul tuleb ju kohe see alateadvusesse häbi. See on nagu mingis mõttes sama muster, nagu me eelmises teemast rääkisime. Ja siis jälle, kui läheb seksiks, siis see vana muster käivitub ja siis lõdvestust ei toimu. Just, ja eriti kui veel on mingisuguseid ahistamise olnud või vägistamisi, üldse sellest ei tasu nagu rääkida, et see on ikkagi väga suur trauma. Siis naine peab kõigepealt õppima seda meest usaldama. Isegi kui ta on väga armunud. See ei tähenda veel seda, et ta seda meest usaldab täielikult. Nüüd me räägime nendest naistest, kes tõesti hommikust õhtuni seksi tahavad. See on nüüd järgmine trauma. See ei ole midagi normaalne. Et see on arvatavasti siis ka seal lapsepõlves on midagi juhtunud või on midagi räägitud või õpetatud. Et kuidas võita võib-olla meeste armastust või on ta jäänud ise hästi armastusest ilma ja siis hakkab, see on natuke siuke nümfomaanlus, on ju. Ta ise ei saa sellest eriti midagi, aga ta saab rahulduse sellest, et teda tahetakse. See on see mingi enesehinnangu väga madal enesehinnang, väga madal. Ja sellised naised muidugi, nendel ei ole ka vahet, kui palju nad kellega seksivad, eks ju. Aga kas nad saavad mingi
mingi dopamiini laksu sellel hetkel. Vasti jah, midagi sellist nad saavad. Et keegi mees seksib. Ma olen tahetud. Ma olen tahetud. Talle piisab sellest teadmisest juba. Ja siis nendel naistel on ka see hästi tugev see ärevuse seisund igapäevane ja siis ta saab läbi siis sellise akti, siis selle kerge rahulduse enda jaoks, aga see ei kesta kaua. See on ainult korraks, eks ju. Nii kui see mees temast jälle eemaldub, siis ta juba hakkab tundma, et ma ei ole enam tahetud, eks ju. Et sa tead küll selliseid naisi, eks ju. Tekib mingi kiindumus jälle või? No jaa, seal on kõik jutud kindlasti. Okay. Et päriselt naise loomus iseenesest on ikkagi, eriti kui ta veel peale lapsi, see rahuneb kuidagi maha ikkagi. Ta vajab aega. Naisel on need, ma räägin, erinevad hormoonid kogu aeg, mis on, ja see ei ole alati, et ma tahan seksi, sest meestel on see testosteroon, eks ju. No, naistel ei ole seda. Naised toimivad teistmoodi. Samas naised saavad palju pikemaid ja võimsamaid orgasme, kui mees on üldse võimeline saama. Aga naised ei tea mitte muhvigi sellest. No jah, kes õpetab? Sest keegi ei õpeta seda, eks. Kärsin õpetab. Jah, minu arust täiesti teretulnud. Epp Kärsin suurepärane, et ta sellest räägib, sest seks ei ole tabu teema ju, kuule. Seks oli Vene ajal, kui mingisugune, kes selle naise nimi oli, kes televisioonis rääkis. Nõukogude Liidus ei seksita. Oli, selline asi oli olemas. Ja kus need lapsed tulid siis? No siis mõeldigi need kapsalehe jutud ja kured ja mis seal kõik olid, eks ju, välja. Et seks on minu arust läbi selle seksi me sünnime siia ju. Teistmoodi ei ole võimalik. Et miks sellest nii suur tabu teema on tehtud? See on huvitav, ei tea, kus see on tulnud. Kas see on ka mingi läbi usu tulnud? Ma räägin, see Nõukogude Liit oli see, kus ei seksitud, eks ju. Nõukogude Liidus ei olnud invaliide, ei olnud kurjategijaid ja ei seksitud ka. Et sa arvad, et see on ainult meil nagu, et mujal ei ole see tabu teema? Igas kultuuris on erinev see kindlasti ja islamimaades on ju, seal on ju vabšeel hullumaja puhvet toimub seal on ju. Seal osades riikides õmmeldakse naised veel alt kinni ka, et mehel oleks iga kord nagu selline tunne, et ta võtab süütut naist on ju, siis lõigatakse genitaalid veel maha seal. Sa ei ole lugenud selle kohta? Ei ole. No loe. Ei taha. Et seal osad hõimud siiamaani, kusjuures see on isegi siin Soomes siiamaani, tehakse illegaalseid lõikusi. Mingisugused nende kohalikud on avanud siin mingisugused põrandaalused kliinikud, kus nad lõikavad 5-aastaseid tüdrukuid paljaks sealt alt. See siiamaani toimub, ka Euroopas. No, ja siis ta lõigatakse ära kõik sealt, osad siis lõikavad kõik need suguelundid ära, osades lõigatakse ainult siis see kliitor maha, eks ju, et naine jumala eest naudingut ei tunneks, on, ja siis ta õmmeldakse sealt alt veel kinni, et siis see mees saaks iga kord tunda, et ta võtab süütut naist. Aga see, mida naine sellel hetkel tunneb, keda see huvitab, on ju. Et see on, naine on nende jaoks ainult sünnitusmasin. Et see on päris karm. See teema läks nüüd küll vähe käest ära. No aga see on elu. No, see on elu. Meil on vedanud. Väga. Meil on väga vedanud, et me Euroopas enam. Aga siis, kui meil see teema juba tuli, siis mu sooviti, et me räägiksime svingeritest. Mina ei oska sellest midagi rääkida rohkem. Mul isiklikult ka ei ole kogemust svingeritega, aga ma olen sellest palju kuulnud, ma olen sellest mingisuguseid filme on sellest vist tehtud ka, ja ma olen oma mehega sellest hästi palju rääkinud ja minu mehel on väga vilgas elu olnud. Tal ei ole ka seda kogemust, aga ta teab üsna palju nendest asjadest, nii et me oleme hästi palju arutanud nendel teemadel. Ja tema arvamus on selline, et svingerdavad need, kes enamus on need mehed, kes seda tahavad teha, sest nad tüdinevad ära ühest naisest, siis nad tahavad vahetada paare, eks ju. Ja siis mõeldi tavaliselt sõna välja nagu svinger, et see oleks nagu siis jah, ja siis tavaliselt need naised lähevad ju kaasa selle asjaga, nad müüvad endale selle mõtte maha, eks. Väga paljudel tulevad probleeme sellest, sest üsna paljud leiavad seal svingerite seast uued partnerid endale mehed, eks ju.
noh, võib-olla naisi ka, noh, ma ei tea, vaata nii täpselt, eks ju. Aga sellest oli ka üks saade Eestis mingi aeg tagasi Eesti kanalil. Ma enam ei mäleta täpselt. Kas see oli nüüd saade või oli mingi film tehtud nendest svingerdajatest, et millist elu nad elavad. Et ei ole see nagu nii ilus elu midagi seal. Ma tean, ma tundsin ühte perekonda, täiesti siuksed, täiesti tavalised inimesed. Ongi tavalised soomlased ja siis käisid Eestis siis siukest asja arvastamas. Ja, aga mina arvan, et kui on tõesti paar, kes elavad koos ja nende muud asjad kõik klapivad, kõik toimib. Ainult, et siis see seksi teema, eks ju, ühel hetkel kuidagi mandub ära, on ju. Ja kui tõesti mõlemale see sobib ja nendel on reeglid paigas, miks mitte, on ju. See on jälle see maitse küsimus. Kellele sobib, palun väga. Aga mina isiklikult arvan seda, et kui minu mees näiteks tahaks seda mulle pakkuda, siis mul tekiks küsimus, miks sa seda tahad? Kuidas sa saad üldse pealt vaadata, kuidas sinu naist keegi teine nagu paneb? Mis siin nagu toimub? No vaata, äkki seal seksi see, äkki see, no üks asi on see tabu, et seks teema on tabu. Äkki teiselt see on mingite paaride jaoks on nii nagu, et kuule, lähme mängime tennist. See on hea võrdlus. Noh, midagi sellist. No ma ei tea, aga ma ei tea, mingis loogikas nagu, mis õhtul teete? No kes läheb, ma ei tea, teevad koos sauna, kes, kuule, lähme grillime kuskil, kes ütlevad, lähme mängime tennist, ja kolmandad ütlevad, et kuule, mis teete? Me ei tee midagi, no lähme siis teeme koos midagi. Ma ei tea, no ma ei tea, mingi koha pealt see loogika nagu ütleb, et võib-olla siis ei ole kellegi jaoks, ma ei tea, see ego ei ole nii kõrgel või... No mina arvan, et seal ei ole ka õigeid tundeid päriselt, sest üks õige, kas sa kujutaksid ette? Ei kujuta. No ma kujutan ette, et sa kujutad ette seda, et sina seda teed. Aga samas ruumis olles oma naisega, eks ju, no kujutad sa sellist? Ei kujuta, eks ju, no täpselt, meil on samamoodi. Et siin on ikkagi midagi veel. Aga ma ütlen tõesti, kui kõigile sobib või nendele inimestele, kes seal käivad ja neile mõlemale tõesti sobib, et üks inimene ei pea ennast kuidagi nagu teise pärast alla suruma. Why not, tehke mis tahate, issand jumal. Aga mina millegi pärast kardan, et enamus naised on lihtsalt teevad seda sellepärast, et nende mehed tahavad. Ehk siis mingi hirm jälle mehe kaotamise. Ja. Noh, huvitav on elu, eks ju. Igasuguseid asju toimub siin. Nojah, ma ikkagi nagu okei, on ju mees, ma ei tea, mees mõtleb, et toome seda huvitavaks. Ma ei tea, kurat, kuidas see nagu nüüd huvitav on, et kas ta enda ihad on nii palju suuremad, et teda, no ma ikka siis vist ei ole neid tundeid päriselt. Ma mõtlen, et iha on nii suur, et teeks midagi siukest huvitavat, et sa nagu neelad selle oma ego alla. Et hea küll, et ma arvan millegi pärast tõesti, et see, nii palju kui mina tean neid tõeliselt siuksed alfaisased, nad ei ole nõus jagama oma armastatud naist kellegi teisega. Mingis mõttes loogiline. Sest nemad on omandihimulised territooriumiloomad, eks ju. Ja nemad ei ole nõus oma naist jagama kellegiga. Et siis ma kardan, et need mehed lihtsalt, nad väga ei tunne nende naiste vastu midagi. Et siis on lihtne ju, on ju. On ikkagi niimoodi, et 4 sõpra lähevad lihtsalt tennist mängima. Eks ole? Jah, nende jaoks. See on minu nägemus asjast, see ei pruugi olla nii jumala eest, aga mina isiklikult arvan nii. Ega ma rohkem ei oska rääkida, ma ei ole seal kunagi käinud, mul ei ole kogemust ja ma ei kavatse minna ka. Mul ei ole vajadus selleks. No ja seda saad rääkida juba. Nojah. Et ma ei tea, mis nad tahtsid sellest kuulda, need inimesed. Ei, ta lihtsalt küsis, et
et kas võib minna mõne jaoks on see nagu normaalne, teise jaoks on see tabu, et kumb see siis nagu mingis mõttes, kumb see õige on? Pole õiget ega valet. Lõppkokkuvõttes ei ole ju. Iga ühe jaoks on oma tõde. Et kui see sobib. Kui see sulle sobib, sul on sellega fine, tee mis tahad. Ja. Aga kui sul see ei sobi päriselt, siis mul on küsimus, miks sa seda teed? Loogiline, jah. Nii lihtne see ongi. See on ikka nende inimeste, nojah, ei tea, nende pähe ei näe, et ikka milleks kõik inimesed on nagu võimelised tegema enda soove nagu alla suruma või enda neid... No inimesed, kes on meeleheitel, nad on võimelised mida iganes endale söödavaks tegema. On ka mingi lapsepõlve trauma siis kall selle. Muidugi on. Et see meeleheide on üks suuremaid asju. Hirm ja meeleheide. Hirm, jah. See ikka teeb imesid siin elus. Ja naistel on väga palju seda. Ja nagu me rääkisime, eks ju, naised ei tea, kuidas mehed toimivad ja mõtlevad, mehed ei tea, kuidas naised toimivad ja mõtlevad ja see ongi üks suuremaid probleeme siin ühiskonnas. Sest arvatakse, et me mõtleme ühtemoodi, me mõtle üldse ühtemoodi, täiesti erinevad. Ma arvan, et mitte ainult naised, mehed, erinevad inimesed üldse mõtlevad nagu nii kõik ühtemoodi, aga millega pärast arvame, et kõigil on 2 kätt, 2 jalga, 1 pea, et siis see mõte käib ühtemoodi ainult. No ei käi. Sest teaduslikult on ka ju uuritud naise ja mehe aju, eks ju. Et naine on rohkem selline loomingulisem ja mees on see ratsionaalsem, eks ju. Et issand üks juba äge stand-up koomik, minu arust on tal isegi psühholoogia haridus, üks mees, inglane, on teinud sellise stand-up mehe ja naise aju. Üks saatsin sulle selle, seal on nagu postamentidele pandud mehe pea ja siis on teisel on naise pea ja siis ta nagu käib rääkimas, et kuidas, mis on seal mehe ajus, kõik on, seal on sahtlid ja siis on need boksid seal eraldi, eks ju, iga asja jaoks on eraldi, on ju, ämma jaoks on eraldi, naise jaoks on eraldi, töö jaoks on eraldi, eks ju, ja siis on see naise aju ja mis seal toimub, seal on, kõik on segamini. No see ka, aga kuskil ma kunagi kuulsin seda, et see on nagu evolutsiooniga tulnud, kuigi meil on selle evolutsioonist, me mõtleme natuke teistmoodi kui loodusõpetuse tunnis. Ja see ahvi teema. Jah, et aga seal mina kuulsin niimoodi, et mehed ongi mõeldud ainult ühe asja peale, et ellu jäämiseks, kui oli vaja mammutit küttida, ei saanud vaadata, kuule näevad, see oli vist see ajutreener, mis Tallermaa vist rääkis. Et mehed ei saanud niimoodi, et kuule vaata, kui ilus puu seal on või ilus muru on ja vaata, kui äge noole ots on. Nad pidid keskenduma ühele asjale, et toit oleks laual, pidid keskenduma ühe asjale. See on endiselt nii. Ja. See reptiilaju on meil siin alles. Ja naised tihti saavad teha mitme asjaga korraga, sest nad pidid seal koobast valvama, tuld tegema, süüa tegema, lapsi kantseldama, selleks, et ellu jääda. Et ellu jääda, et nagu tema selgitas seda seal niimoodi lahti selle. No mehe loomus siia sündimiseks on kaitsta, luua turvalisus. Mehed sünnivad siia kaitsmiseks. Öeldakse, et kui väga palju poisse sünnib, et enne teist maailmasõda oli hästi palju poisse sündinud, et siis on sõda tulemas. No, kohe niimoodi, et kuidagi loodus kuidagi niimoodi korrigeerib ära. Et siis, kui väga palju poisse sünnib, et siis on mingi selline sõjataoline asi tulemas, eks ju, ennustati niiviisi. Ma ei tea, kui palju see paika peab, aga mingis mõttes naisi on vist väidetavalt poole rohkem kui mehi. Ei, kohe kindlasti mitte, see on mingisugune väljamõeldis. Ei. Aga mehed tulevad kaitsma naisi, sest naised loovad elu. No, ja niisugune loomulik evolutsiooniline käik. Jah, just. Siin on need erinevad rollid, eks. Ja siin peabki olema, see, kes tuleb kaitsma, tal peabki olema hästi loogiline ja ratsionaalne meel. Ja see, kes loob elu, see juba
see sõna loob on juba, ütleb ära, loominguline, eks ju. No peab olema, muidu äkki jääb üks käsi tegemata või... tal peab olema ka selline ema instinkt ja hellus ja pehmus ja selline asi ka, eks ju. Et mees ei saa lapsele seda anda, eks. Mehel pole seda, on ju. Hellust või? No väike beebi, kui sünnib. No ei ole, sulle teki, meestele ei teki kohe sellist tohutut isa instinkti. Väga paljud... See on päris huvitav. Väga paljud mehed kardavad neid väikseid beebisid. Ma just mõtlesin vastupidi, et minul on olnud alati see, et need laps on sündinud, siis mina olen kohe võtnud lapse, isegi sõprade tuttavad, pisikese beebi kohe... Ja ega see ei tähenda nüüd seda, et sa seda ei võiks teha. Ja ei mitte seda, vaid see point, et siis ma mäletan, kui meil tütargi sündis, siis oli ka, minul oli kohe, mul oli kogemus ka juba varasemalt, siis Anu, see kohe nii julgelt, tema oli siukene, et äkki läheb katki. Ja, tal oli esimene ka. Ei, see tähenda nüüd seda, et mees ei võiks nüüd seda last sülle võtta, aga mehel tekib see armastus selle lapse vastu hiljem alles. Sest ta alguses on ju ema juures see laps, eks ju. Ja sellel ma olen ka mõelnud, et see ongi, isa ikkagi õpib last armastama siis, kui laps sünnib. Just, vaikselt. Ja et ta on sinu elus sees. Et see on jälle mingisugune uskumus, et isa teeb lapse valmis, siis tõrjutakse teda elust välja, minnakse lahku. Isa, ja siis ei lasta teda lapse juurde. Isa nagu lapse elus osaleda ei saa ja siis ühel hetkel öeldakse, milline isa sa oled, aga kust kohast see isa pidi seda õppima, üldse seda last armastama, kui võt see meil ka seal eelmises rääkimata, et mida naised teevad, suur viga on see, et nad nagu elimineerivad selle isaga lapse elust mingiks ajaks. Ütlevad isale, et sa ei oska, ma ei usalda sind ja siis nad niimoodi tõukavad isa lapsest eemale. Ja siis tekib juba see eemaldumine seal. Jah, see ka veel. On ju, et emad päriselt peaksid laskma vastupidi oma meestel lastega hästi lähedaseks saada, võimalikult palju laskma hoida neid, sest meestel tõesti see armastus selle lapse vastu saab tekkida alles jälgimise teel. Ma vaatan oma last, mõrdlen teda, et ta on minu moodi. Meestel on oluline, et laps on minu moodi. Vaata, sul on ka see. No ikka ju. No ikkagi minusse, ma olen uhke, eks ju. No loomulikult, vaata, kui ei ole isa moodi, siis isal kohe tekib, äkki ei olegi minu oma. Ja just, see ka muidugi, meestel on see ka. Et ja, see on üks viga, mida naised teevad. Kindlasti. Aga see on jälle sellest meie kasvatusest nii, eks ju. Et meie ei saa usaldada, et mine saa tegele oma meeste asjadega, eks ju. Ja siis pärast imestatakse, et nendel meestel ei ole sidet oma lastega. Ja, just. Ja meestel tekib armastus naise vastu ka alles hiljem päriselt. See armumine ei ole armastus. Et kui see armumine mööda läheb, siis mehel pilk selgineb. Ja väga tihti peale esimest vahekorda muideks selgineb see pilt. Ja läheb teiseks. Sõltuvad nüüd sellest, kuidas see naine siis voodis oli, milline lõht tal oli, kas ta üldse sobib mulle, on ju. Kas see energia meie vahel üldse klikkab, on ju. Ja mees teeb juba järelduse seal. Nüüd võiks lahku minna või siis, äge, saame kokku uuesti, on ju. Ja seda ma olen, minul see kogemus puudub, aga ma olen ka seda kuulnud, et paljud minu tuttavatest on olnud, et peale seksi siis et tahaks nagu jalga lasta. Just, täpselt. Ja meestel on hästi palju sellist asja. Ja siis nad kuidagi jäävad sinna suhtesse. No mis siis toimub seal suhtes, huvitav oleks teada. No, siis... Huvi on juba esimese korraga päriselt lahtunud. Ja. Aga miks seda juhtub? Sa vist oled isegi kunagi mulle rääkinud seda. Et, või rääkis keegi teine. Et miks see ära kaob see tunne? Et meestel pidi see ära kaduma, et nad muidu vist seksiksid kuni surmani. Kuskilt ma olen kuulnud seda. Seda mina ei ole öelnud. Ei ole? Ei ole. Kuskilt ma kuulsin, et mehed on ikkagi need nii-öelda seemendajad ja siis keha üks asi on see, et mehel tuleb uni alati ja teine asi on just see, et tal kaokski, peab kaduma huvi, muidu ta ei lõpetakski, muidu ta alustaks kohe uuesti. On see nii? Ma ei tea, aga ma kuskil... Jaksad sa öö läbi nagu... No ma ei räägi me räägime oma kogemustest, jaksaksid sa? Ma ei kujuta ette.
see oli hull kigul. Ma kujutan ette, kui nagu Viagrat süüa äkki siis või? No ma tean, mida see Viagra teeb, no jõudu ta küll ei anna. Ta teeb seal midagi muud. Minu arust mehed ka ikkagi mingisugune piir neil ikkagi on, et nad ikkagi lõputult ei saa seksida. No füüsiline väsimus lõpuks tuleb. No see ka, aga sa ei tooda ju peale ka ju kogu aeg. Või kuidas? Ma olen kuulnud lugusid, see ei ole nüüd minu kogemus, aga ma sõprade kogemus, et nad pidi hapukord sööma vahepeal ja siis saab edasi teha. Päris? See on mingi uus info mulle. Vaata, inimesed õpivad eluaeg midagi juurde. Jah. No selge, huvitav. No väga huvitav on teada, vaata meeste maailma. Mind küll huvitab kuulata mehi. Vaata, kui huvitav vestlus meil tuli. Eks ole, mulle meeldib, kuidagi nagu läheb siuke särisema kogu aeg. Ja. Väga intrigeeriv teema. Et jah, kui veel, ma ei taha nilbeks minna, aga jah, mul on olnud sõpru, kes ütlevad, et lõpuks tuleb ainult sooja auru sealt. No just, ma mõtlen ka, et mehed vajavad ka ikkagi taastumist ja puhkust ja ma arvan, et see kogu aeg nagu nugised panemine, no see ei ole ka mingisugune teab, mis nagu lõbu lõputult. Jah, ma arvan sama. Et jah, kaua sa seda maratoni ikka jaksad joosta? Jah, no võib-olla mõned korrad elus, eks ju, või kui noor oled ja sul on palju energiat. No siis on ka pigem, ma arvan, tehakse seda, et kuidagi rohkem alfa välja näha. Võib-olla, ma ei tea, aga mõnel mehel on võib-olla rohkem see testosterooni tase hästi kõrge ja siis tal on nagu... Need human designi järgi, kellel on, kes need semetad... Ja see mingi, see värab seal. Jah, nendel on küll olla. Aga no see ei ole muidugi selline ühepoolne, et seal on see valguse pool ka, eks ju. See valguse pool on hästi viljakad liidud. See ei pruugi olla ainult nagu need liidud, loomingulised liidud. Okay. Et jah, mehed ja naised on väga erinevad. Ja väga paljud, ma olen kuulnud, väga paljud mehed ei usu seda. Nagu päriselt nad ei usu, et naine saab olla teistsugune. No tõenäoliselt ei usu, jah. See on kummaline, kuidas ei usu? No võta nüüd need oma soo iharad. Ei, no see on teine teema hoopis. See on täiesti teine teema. No kui nad peavad kõik, et mees ja naine on samasugune ja nendel ei ole nagu mingit vahet selles suhtes ei teki. Ei, no seal on mingi muu. Nendes suhetes on ju ka ikkagi, üks on selles mehe rollis, teine on selles naise rollis. Aga seal on nüüd see väike teema, et nad mõlemad on endiselt naised. Need mehed? No, näiteks, kui on lesbisuhe. Nad on ju mõlemad naised, eks ju. Sa kujutad ette, naised, mõlemad, hormonaalsed tegelased. Kui palju emotsioone, kui palju konflikte sellel tasandil. Ja siis võtan need mehed, mõlemad on geid, eks ju. No see on palju rahulikum. Enamasti. Seal on küll see naiselik mees on võib-olla rohkem, selline naiselik, eks ju, aga siiski tal ei ole sellist üles-alla hüplemist nagu naistel. Selles suhtes. Emotsionaalselt palju rahulikum. Lesbisuhetes on väga palju probleeme. Ja ma mõtlesin, seal ka nagu välimuselt muutuvad nad mingis mõttes. No jaa, selles mõttes küll. Muutub nagu mehelikumaks, et teinekord poes käid ringi, saad kohe aru, et... Seal võib ka olla see, et nad hakkavad mingisuguseid hormoone sööma ja siis nad nagu muutuvad, aga lõppkokkuvõttes, aga sinust ei saa see mees. Isegi siis ei saa, kui sa nagu ennast ära opereerid. Su organism jääb ikkagi, su hormoonid jäävad ju, selles mõttes, sul jääb ju... Isegi kui see suguelund sulle sinna installeeritakse, sinust ei saa päriselt mees. No tõenäoliselt, jah. Oma loomuses jääd sa ikkagi ju. No ilmselgelt, kui ma endale paruka pähe panen, ma ei muutu naiseks kohe. Jah. No sa küll võid muuta selle hormoonide söömisega seda, eks ju, et sul natukene võib-olla lähevad need emotsioonid maha seal, aga no kuule, ma ei tea. Tead, ma vaatasin mingisugust videot YouTube'is, kus mehed on lõiganud ennast naiseks. Ja siis oli seal igasuguseid erinevaid lugusid, nad rääkisid oma isiklikest kogemustest ja siis üks noor poiss seal rääkis, et kui ta oleks teadnud seda, mis pärast seda operatsiooni temaga juhtub, ta ei oleks seda elus teinud. Sest vaata,
meestel lõigatakse ära see suguelund, selle hakatakse tegema, siis neil tehakse see vagiina sinna, eks ju, aga nendel ei saa ju teha seda loomulikku vagiinat, eks ju, ja emakat ju ka sinna ei panda, eks. Siis nad peavad hakkama praktiliselt igapäevaselt venitama seda. Pluss nad peavad hakkama sööma naissugu hormoone. Ja siis hakkasid tulema erinevad täiesti põhjendamatud emotsioonid nendel meestel, vähemalt sellel mehel, tema rääkis nii. Ja ta ütles, et ta lihtsalt ei osanud toimetada nendega, ta lihtsalt ei saanud aru, mis minuga toimub. Et segadus tuleb hoopis täiesti juurde nagu sisemine segadus, et issand jumal, kas see ongi olla naine või? Arvatakse, et lõikan ennast ringi ja siis... lihtne, eks ju, lebo on ju. Ei ole. Et see igapäevane valu, mis kaasneb selle venitusega, siis need erinevate ravimite söömine, aga nad jäävad elu lõpuni ju ravimeid sööma, eks. Neid hormoone sööma, valuvaigisteid sööma. Pluss veel tekib sealt see depressioon. Sest sa teed nii lõpliku otsuse, on ju. Seda, mis sa lähed, lõikad nüüd tagasi siis endal selle või? Ei, ikka ei ole küll nii. Ja ma kuulasin, siin ka aasta-kaks tagasi oli Eestis vastupidi, naine lasi ennast meheks teha ja siis ta seal ütles, et võiks nagu siukest teraapilist või psühholoogilist ikkagi palju rohkem olnud. Muidugi, loomulikult. Et tema ütles ka, et ta nüüd ringi ennast tagasi tegema ei hakka, aga ma arvan, et seda isegi tehta niiviisi enam ringi tagasi. Aga ta ei olnud küll enam kindel, et kui tal hakkas ka teraapias vist peale seda käima, sest et ikkagi mingisugused protsess ikkagi käis seal edasi. Et siis ütles, et võiks seda teavitustööd ja siukest võiks ikkagi rohkem... Minu täiesti kohustuslik sellest rääkida ja siin Soomes hakatakse, ma ei tea, kas see seadus juba kehtib või mitte, aga et 16-aastaselt juba ei pea vanematelt küsima, et võid juba teha soovahetusoperatsiooni. See on nagu minu arust on see kriminaalne. Sest see on just selline vanus, kus need lapsed on, see on nagu selline arenguetapp, kus ühes sellises puberteedi eas tekib lapsel nagu küsimus, et kes ma siis olen, on ju. Ja see on täiesti normaalne kõigi puhul, kõigi inimeste puhul. Ta lihtsalt otsib ennast, eks ju. Ja siis enamus nendest ikkagi leiavad, et ma olen ikkagi hetero, eks ju. Aga kui sa nüüd sellel hetkel, kui ta on sellises arvamuses, et aga äkki mulle meeldivad, kui ma olen poiss, äkki mulle meeldivad ikkagi poisid, on ju, või vastupidi siis. Ja sellel hetkel see asi ära teha, arva, mis siis saab sellest inimesest. Kõige suuremal segaduse hetkel kus ta ei ole veel leidnud seda oma identiteeti, eks ju, see on ikka väga kurjast minu arust. Lõbusast teemast läks jälle vahepeal. Svingeritest läks nii kaugele, eks ju. Ja. Aga ju siis oli vaja. Nojah. Võt. See tuli siis selline või? Tuli selline. Sorry. Vähe põnevust väga pikalt ei oska sellest vingerdamisest rääkida. Mul üks sõber ütles, et me muidu räägime nii tuimalt siin igavalt. Et uni viidi peale tulema, kui meid kuulab. Et nüüd siis natukene ärevust, actionit ka siis. Vähe kabedamat juttu. Aga okei. Jah. Näeme jälle. Tšau. Tšauki.